Tere päevast, head maaomanikud! Nii nagu meil eelinfo ka ütles, teeme webinari, kus räägime sellest, miks maaomanikud on otsustanud meeleavalduse korraldada ja milline on täpsem plaan seoses meeleavaldusega. Info kindlasti oluline neile, kes on plaaninud 29. mail Tallinnasse Toompeale tulla, aga vast ka neile, kes veel mõtlevad, et kas nüüd ma ikka peaks, siis ehk saab siit kinnitust, et tasub küll. Ja enne kui me lähme nende sisuslaidide juurde, siis kõigepealt olulist infot selle webinari kohta. Kõiki on nüüd informeeritud, et salvestame selle webinari ja salvestus on hiljem ka kättesaadav. Arusaadav ju, eks ole, tööpäevane aeg praegu, kõik ei saagi otselülitust vaadata. Või kui ei ole just tööga seotud, lihtsalt naudivad väljas ilusat ilma, siis ka mõistetav, et ei taheta arvuti taga istuda ja saab tegelikult info kätte sel ajal, kui endale sobib on. Minuga siin on kaks tubli abilist ka, kes meie korraldustiimi kuuluvad, Kertu ja Agnes, kes aitavad siis ka küsimustele vastata vajadusel. Küsimuste esitamisega tehnilistel põhjustel teeme niimoodi, et need saab niinimetatud chatis või vestlusruumis, ma ei tea, kus on õige sõna, saab seal kirjalikult esitada, et seal peaks tulema ekraani paremal nurgas, sõltuvad sellest, kas on nüüd eestikeelne või ingliskeelne seadistus, kas K ja V või Q ja A tähed, et sealt juurest peaks avanema siis selline aken, kuhu saab oma küsimuse kirja panna ja siis abilised vaatavad sealt järgi ja katsume üheskoos siis vastused leida. Ja küsimustega võib teha nii, et jooksvalt, kui ma olen rääkinud midagi, et siis küsimus tuleb, pange kirja kohe ja sobival hetkel võtame need ette ka. Nii, aga hakkamegi liikuma kohe siit, miks üldse peab siis nüüd tulema meelt avaldama. Ei ole ju tegelikult Eesti inimestele üldse mitte tavapärane käitumisviis, aga tõesti, maaomanikud on tunnetanud seda, et erinevaid piiranguid, ennekõike looduskaitselisi piiranguid tuleb järjepidevalt juurde, uusi alasid võetakse kaitse alla ja ka seniste juba kaitse all olevate alade reeglistik, mis siis lubab või ei luba maaomanikud midagi teha, läheb rangemaks. Ja on siin nagu mitu sellist märgilist momenti olnud. Tegelikult üks neist juba rohkem kui 2 aastat tagasi, kui riik otsustas, et Natura aladel paiknevad metsaelupaigad, kus siiamaani sai mingis ulatuses metsamajandused piiratud moel muidugi, aga et need paneme range kaitse alla, puudutab siis circa 14 000 hektarit erametsi. See on olnud üks selliseks oluliseks katalüsaatoriks, mis on siis metsaomanike väga nördima pannud, et minu enda kodune mets võetaksegi ära. Ja tegelikult näiteid on teisigi, olgu see siis lendorava või metsise kaitsealade laiendamine või ka erinevates piirkondades, kus näeme ka Erametsaliidu poolt seda, et kui tuleb mingi kaitseala uus kaitse-eeskiri, siis jälle kuskil on piire nihutatud laiemaks või on siis piiranguvöönd on vähenenud ja sihtkaitsevöönd ehk rangete piirangutega ala juurde tulnud. Et seda protsessi näeme, kui see samm-sammult ju kasvab ja sellise üldise riikliku statistika kohaselt ega Eesti on ju oma rangelt kaitstavate metsade ulatuse poolest Euroopas 3. kohal juba. Võib-olla polekski sellel üldse mitte midagi häda sellistel protsessidel, ei tuleb küll, loodust peabki kindlasti kaitsma ja otse loomulikult on meil vaja ju ka selliseid metsi, kus tegelikult inimene ei tohi ega saagi sekkuda, aga maaomanike poolt ütleme ka seda, et kogu selline kaitsmine ei saa olla ainult maaomanike õlgade peal. Õiglased hüvitised puuduvad. Jah, riik teatud kompensatsiooni maksab kord aastas, eks ole, sellised väikesed summad, neid tilgutatakse, aga hädakoht on see, et need hüvitised on ju püsinud enam-vähem samal tasemel juba aastast 2008. Siin rangete piirangutega sihtkaitsevöönditele pandi natuke juurde, aga selle lisamise sõi ka inflatsioon kohe ära, et me tunnetame seda, et kus Eesti elu on edasi läinud, palgatasemed on kasvanud, me teame, mis inflatsioon on hinnatasemega teinud, aga need hüvitised, mida maaomanikule pakutakse, et need on iganenud. Ja
teine teema, mida ka maaomanikega rääkides ikka korduvalt esile toodud, et kui üldistes huvides, looduskaitselistel põhjustel on minu metsa vaja rangelt kaitsta, ehk omanik oma metsas tegelikult enam tegutseda ei tohi, isegi mitte küttepuud ei tohi oma tarbeks võtta, siis riik andku samast piirkonnast majandusmetsa asemele. Meil on riigimetsa küll ja veel, on üle Eesti üsna ühtlaselt laiali, kindlasti leiaks mõne sobiva tüki, mis siis sellele enda omandist sisuliselt ilma jäänud maaomanikule anda. Ja kolmas moment on siis see, et mis maa omamisega kaasneb, maamaks ja maamaksu järsk tõus on kavandamisel. Kui mõni aasta tagasi otsustati riigi poolt, et hakkame maade korralist hindamist läbi viima, mis paratamatult toob maamaksu tõusu kaasa, siis ütlesin ka Erametsaliidu poolt, et okei, mõistetav, see asi on kunagisse aega kinni jäänud ja võib loomulikult maade korralist hindamisi läbi teha, aga tuleb ka garanteerida, et maamaks ei saa järsku kõrgustesse kerkida. Ja anti lubadus, et ärge muretsege maaomanikud, üle 10% aastas maks tõusta ei saa. Kirjutame seaduse sellise piiri ette. Nii tehtigi, väga tore. Aga siis toimus see, et viidi maade korraline hindamine läbi ja tulid ka valimised ja pärast Riigikogu valimisi hakkasid poliitikud rääkima, et nüüd võtame selle tõusu piirava punkti seadusest välja. Eiteks ütleme, et nii pole üldse ilus teha. Et ei saa niimoodi sisuliselt valetada maaomanikele, et näete, paneme tõusupiiri ja ärge muretsege, aga pärast hakkame seda lubadust murdma. Et nii ei saa teha ja teiseks, et see pole ilus, on ikkagi teine moment, et mis on see õiguskindlus siis, mis maaomanikel on, et no puudub õiguskindlus, et on tegelikult teadmata, et kui palju ma maa kui tootmissisendi kasutamise eest siis järgnevatel aastatel tasuma pean. Ei ole kaugeltki mitte ainult metsaomanike mure, vaid põllumajandustootjad ja tegelikult kõik maad omavad inimesed. Loomulikult ei ole nüüd nii, et me oleme selle meeleavalduse mõtteni jõudnud naksti, vaid tegelikult aastate vältel oleme poliitikutele, oleme ametnikele neid oma probleemkohti selgitanud, saanud tegelikult viisakaid vastuseid, saanud vastuseid ka selles osas, et maaomanike mure ongi mõistetav, et hüvitised on ajast ja arust ja vajavad korda tegemist, aga muret mõistetakse, aga lahendusi ei pakuta. Et näeme seda, kuidas räägime, aga asjad ei saa korda. No vot, lõpmatuseni nii ei saa. Ja mis on salata, et ega me ka ametis oleve kliimaministriga on meil õnnestunud ühe korra kokku saada ja pärast seda järgmised kokkusaamis-palved meil tegelikult vilja ei kandnud. Ja miks siis just nüüd praegu? Eks seetõttu, et looduskaitseseaduse on seal sulgudes kirjutatud 2 muudatusettepanekut on Riigikogusse jõudmast lähiajal. Üks muudatus puudutab siis just nende metsaelupaikade range kaitseala võtmist või siis raie keelamist metsaelupaikades. Ja teine on siis sellise üldisem seaduse muudatus, mis muuhulgas eelnõu kohaselt näeb ette piiranguvööndites ehk siis leebema kaitserežiimiga aladel enamuse uuendusraiete keelustamise. Samuti jõuab metsaseadus, kui me oleme arutanud riigiga seda juba varem metsanduse arengukava tegemisel, et meie hinnangul fikseerib ära, et 30% olgu meil kaitse all ja ärme üle selle piiri lähe. Et näiteks koht, kus selliseid asju kokku leppida, võib-olla metsaseadus, võib-olla kliimaseadus. Ja juba on Riigikogusse jõudnud maamaksuseaduse muudatuste eelnõu, mis selle 10% tõusupiiri lubaduse, see millest ma enne rääkisin, seadusest välja võtab. Et seetõttu me tunnetasime, et on praegu õige aeg minna meeleavaldusele siis seadusandja juurde. Riigikogu on see, kes need nägemused lõplikult kehtivasse dokumenti valab. Arutasime teemat Eesti Erametsaliidu volikogu koosolekul aprilli keskel. Meil on siis volinikud üle Eesti ja esindavad siis meie liikmeteks olevaid metsaühistuid ja nende kaudusid metsaomanikke. Ja tuleb tõdeda, et tegelikult kõik volikogu liikmed tõstsid poolt käe, et tuleb oma muredest ja ka lahendustest, mida me ise pakume, tugevama häälega rääkida, tuleb meeleavaldust teha. Aga meiega oli juba ühendust võtnud ka Kliimaministeerium
ja pakkus võimalusi läbi rääkida. Väga hea, et selline lähenemine ministeeriumi poolt toimus ja meil volinikud ütlesid ka, et loomulikult rääkige läbi ja vaadake, kuhu jõuate, et võib-olla ei olegi vaja sellist tänavaaktsiooni korraldada. Rääkisime läbi ja saime, ma arvan, ministeeriumiga lähemale ka mõnes momendis. Kliimaministeeriumi ametnikud ise ka tõdesid seda, et iga-aastaste hüvitiste tõstmisega on jänni jäädud ja pakkusid välja, et järgmise aasta algusest võiks siis olla piiranguvööndite hüvitis 100 eurot hektar ja sihtkaitsevööndite hüvitis 200 eurot hektar, aga väga kindlaid lubadusi, et kus see rahastamisallikas on, seda ka ei antud. Minnakse riigieelarve strateegiast taotlema või siis teine koht ühtse põllumajanduspoliitika strateegiakavast ehk siis need eurorahad, mis meile maamajandusele tulevad. Aga puudujääk on üle 4 miljoni euro aastas, et kindlasti ei ole ka lihtne sellist rahaeraldist leida. Ja kuna meile ei antud ikkagi nagu väga selget nägemust, et kus see raha siis nüüd ikkagi konkreetselt tuleb, siis on meeldiv tõdeda, et ministeeriumi esindajad on nüüd päriselt ka murest aru saanud ja tõesti lahendusi pakuvad, aga me näeme, et see lahendus ei ole päris käega katsutav. Ja oleme tervitanud seda Kliimaministeeriumi mõtet ka, et kaitsealuse maapindala ulatuse võiks ära määrata. Sealt on ettepanek tulnud, et paneme paika, et 30% Eesti maismaast võib kaitse all olla. Samas meie oleme soovinud täpsustada seda, et lepime kokku ka selles, et metsad ei pea kuidagi rohkem koormat kandma ja et metsamaa puhul kehtib ka see 30% määr, aga siin on Kliimaministeerium ei ole meiega nõustunud. Ja lisaks on meil olnud eriseisukoht ka, et millised need kaitsepiirangutega metsad siis on, mis sinna arvestusse lähevad. Mõtlen nii, et maaomaniku vaatest ei ole vahet, kas tema tegevust piiratakse nüüd näiteks mõne eurodirektiivi alusel siseriikliku seaduse kaudu või hoopis on kohalik vald oma planeeringuga kehtestanud olulised piirangud, et ka kohalike omavalitsuste poolt fikseeritud rohevõrgustiku alad, kus on metsamajandamist oluliselt kitsendatud, meie hinnangul peaks nende alade arvestusse sisse minema. Riik on siin jälle vastu seisukohal olnud, nii et ega me päris sellise mingisuguse koostöö memoni ei jõudnud, aga mingisugune lähenemine oli, aga vaidleme edasi. Ja millega ministeerium veel üldse nõus ei olnud, oli siis meie poolt soovitud maade asendamine, et kui ikkagi isikult mets ära võetakse, tuleb riigifondist metsa asemele anda, et sellest on kliimaminister ise on kategooriliselt keeldunud seda teemat edasi vedamast, nii et sinna see sein nagu ette jooksiski. Ja Riigikogu erakondade fraktsioonidega oleme ka kohtunud, selline infovahetuse vormis ongi ära kuulatud, mõistetud, konkreetsetest lubadustest hoidutud. Selline on see seis, ütleme, poliitilise dialoogi taust siin meeleavalduse ürituse taga. Et lähme edasi ja 29. mail algusega kell 13 meil on politseis registreeritud avalik koosolek. Kell 13–15, sellisel ajal see kehtib, see luba meile ja kõik maaomanikud on loomulikult oodatud just selleks, et otsustajatele teadvusse tuua seda, et looduse kaitsmine loomulikult vajalik on, aga me ei saa lõpmatult panna piiranguid peale maaomanike arvel. Tuleb õiglaselt omanikele piirangud hüvitada. Nõuame õiglaste kiirete kompensatsioonide väljamaksmist. Tegelikult me peame jõudma Eestis sinna, et makstaks välja kohene raieküpse metsa turuhind, pluss siis makstaks iga-aastast hüvitist. Või teine variant, tegelikult kuidas riik ka sellest maksekohustusest priiks saaks, on ikkagi see, et antakse rangete piirangutega eraomandis olevale maale, antakse siis riigi maafondist maa asemele. Lisaks maamaksu tõusu osas tuleb lubadusest kinni pidada ja mitte välja võtta maamaksu seadusest seda 10% tõusu piiri. Me oleme nõus, et maamaksu tõesti mõistame, et see peab tõusma, aga lähme edasi samm-sammult ja selle lubaduse kohaselt, nagu meile kunagi anti. Erametsaliit ei tee seda üritust päris üksi, me oleme küll korraldaja, aga
need probleemid, mida sai siin märgitud, puudutavad ju ka teisi maaelu valdkonnas tegutsejaid. Toetust on avaldanud Eestimaa Talupidajate Keskliit, Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Omanike Keskliit, Eesti Jahimeeste Selts ja Lahemaa Maaomanike Liit. Nüüd räägin lähemalt natuke sellest meeleavalduse üritusest. Kõigepealt põhimõtted. Me teeme soliidse, viisaka ürituse. Me ei vastandu ka looduskaitsele. Me saame aru, et meil kindlasti on, peabki loodusväärtusi tulebki hinnata ja tuleb kaitsta, aga see ei pea käima ka niimoodi, et maaomanikud nagu täitsa kõrvale lükatakse või üle maaomanike peade. Ja meeleavalduse kui ürituse osas me oleme viisakad ja lugupidavad. Me ei plaani korraldada negatiivse varjundiga aktsioone, mingid sellist väga krehtist actionit, et paneme rehvid põlema või toome sinna hunnikute kaupa mootorsaage. Arvestan, et me tegelikult ei taha sellisele poolele tähelepanu juhtida. Pärast on slaididel välja toodud ka see, et tegelikult tahame Riigikogu liikmetele metsataimed kinkida. Ja ka suhtlemises avatud ausad, mis muu hulgas tähendab ka tegelikult seda, et me oleme pakkunud Riigikogu erakondade fraktsioonidele ka lava lühikeseks sõnavõtuks, mida neil siis on maaomanikele öelda. Pakkusime ka kliimaministrile, aga ta vabandas ja ütles, et ei saa sel ajal kohale tulla. Erakondadest on praegu 2 erakonda kinnitanud, et nad sõna soovivad, sotsid ja EKRE, eks loodetavasti teised ütlevad ka peatselt. Ja lisaks üritusele Toompeal on meil linnaruumis ka mõni väike selline aktsioon plaanis, väga detailselt ei taha sellest veel rääkida, siin on veel mõned asjad ettevalmistamisel, aga võib-olla toome ka natuke sellist metsa linnaruumi, millega saame näidata, mis siis juhtub puuga, kui teda tegelikult ei hoolda. Päevakava, esialgne, rõhutan seda, on meil palutud esinema meeskoor Forestalia, metsarahva enda koor ju, ja siis sõnavõtud korraldaja Erametsaliidu poolt ja meie partnerite poolt, lisaks ka Riigikogu fraktsioonidele sõna andmine, nagu ma juba mainisin, ja tahame maaomanike pöördumise üle anda Riigikogu esimehele, temaga on kokku lepitud, et ta tuleb seda vastu võtma. Proovime selle pöördumise teha päris õigusaktide muutmise ettepanekute vormis. Ennekõike, eks ta puudutab looduskaitseseadust, metsaseadust ja ka maamaksuseadust. Ja seejärel, kui meil on pöördumine õnnestunud üle anda, siis on rohkem sellist vaba lava võimalust ka, et kes ka sõna soovib koha peal ja enne on saanud ennast kenasti nime kirja panna, siis on võimalus ka oma mõtteid seal avaldada. Ja nagu ütlesin, kella 3-ni välja on veel aega. Mida öelda praktilise info koha pealt? Panen väga südamele, kes on end juba registreerinud, otsus kindel, et tulevad, siis tulge kohale aegsasti. Tegelikult me võime füüsiliselt hakata kogunema enne kella 1. See ei ole nüüd ka nii, et me 13.00 võime sinna Toompea lossi ette platsile astuda. Me oleme informeerinud Riigikogu kantseleid ka, et meil inimesed tulevad üle Eesti ja jõuavad osa natuke varem kohale, ei ole siis tulnud midagi. Ongi hea, kui te võtaksite rahulikult aja ette. Tallinna liiklus kesklinnas on üsna hullumeelne. Praegu on väga palju teede kasutamispiiranguid seoses tee ehituse, teede remondiga. Et tulge aegsasti kohale, Toompea lossi ette, otse autoga sõita ei saa. On kesklinnas erinevad parklad, sinna tuleb auto ära panna, kes autoga tulevad. Me saadame ka registreerunuile parkimise infot ja transpordisoovitusi mõni päev enne üritust, loodetavasti selle nädala lõpus juba, kui ei jõua, siis järgmise nädala alguses, millised parklad saadavad on. Siin mõni teeb soodushinda meile ka, mõned lähevad võib-olla nagu täis maksumusega, aga me näitame ära, et kus need parklad on, kuhu auto võiks jätta, siis jala Toompeale edasi liikuda. Ja loomulikult, nii nagu me oleme tegelikult registreerimisel ka ju küsinud, et kui on võimalus ikkagi mitmekesi tulla, siis tõmbame oma keskkonna jalajälge ka väiksemaks ja tuleme mitu inimest koos. Ja busside kohta, kui nüüd maakondades bussidega tullakse, siis on Toompeal Falgiteel on peatumisvõimalus olemas, seal saab bussid inimesed maha panna ja siis
parklasse peab buss edasi sõitma. Igaks juhuks panime sellega kirja, et võtke oma veepudel kaasa ja riietuge vastavalt ilmale. Praegused prognoosid näitavad, et on soe maikuu ilm. Võib ju muudatusi ka veel tulla, on natuke aega, aga praegune ilmamuster pigem räägib sellest, et peab olema nagu päikese vastu kaitstud. Üsna harukordne Eestis, aga vahel on selliseid aegu ka. Ja see on ka küsitud meie käest, et kuidas siis loosungitega teha, et võib ise teha loomulikult väga teretulnud ja ega me ei ole ju mingisugust sellist filtrit ette pannud, et loomulikult oma mõtted, oma soovid loosungitele, aga me aitame Erametsaliidu poolt ka, et circa 40 loosungit, plakatit, see kõige õigem termin on meil kavas ka endal teha ja saame ka jagada. Ja me oleme Eesti maaomanikud ehk Eesti sinimustvalge väga au sees. Võib Eesti lippe kaasa võtta ja sellel üritusel kanda. Me ei tee mingit riigivastast meeleavaldust. Armastame ja toetame oma riiki, aga ütleme, et maaomanike vaates tuleb mõned asjad korda teha. Sai juba öeldud, aga räägime siiski ka üle selle, et oleme siis viisakad oma seisukohtade avaldamisel. Austame teiste arvamusi, teiste õigusi ja igasugune loomulikult mingi vägivald, vandalism, provokatiivne käitumine, need ei ole tolereeritavad. Me Erametsaliidu ütle korra vahele, et enne kui me siin selle meeleavalduse mõttega edasi liikusime, siis sai tehtud ka vestlusi meie metsaühistutest liikmete juhtpersoonidega ja mitmed väljendasid seda muret natuke, et vahel on meeleavaldused läinud ka selliseks, kuskil on hea maitsepiir ületatud käitumise osas, et pandi südamele, et me nagu sellist lähenemist peaksime kindlasti vältima, nii et hoiame seda joont. Meeleavaldus kindlasti filmistatakse, pildistatakse, eeldatavasti ajakirjandus on kohal ja kui kellegi käest midagi küsitakse, täiesti normaalne, siis oma seisukohad selgelt ja rahulikult anname teada. Väike soovitus võib-olla ka siit kaasa, et võib ka mõelda, et igaüks, et mis nende meie nõudmiste paketist on just see asi, mis temale kõige rohkem korda läheb. Siin erinevate inimestega rääkides ongi, keegi on öelnud, et piiranguid ei hüvitata, see on minu suur mure. Või mõni on öelnud, et ja küll saame selle piirangute poole hakkama, aga see, et maamaksu sellisel moel tõstetakse, täiesti ebaõiglane. Et oma seisukoht rahulikult ja hea, kui just sellise ühe mõtte, mis kõlama jääb, saaks välja tuua. Aga nagu ütlen, et vabad inimesed vabal üritusel, et igaüks on siin vabalt oma muret välja ütlema teretulnud. Ja loomulikult see, et korraldaja Erametsaliidu ja turvafirma ja politsei juhistest tuleb kinni pidada. Meil on turvafirma ka olemas seal koha peal. Loodame, et nende mingit aktiivset sekkumist vaja ei ole, aga teeme reeglite järgi. Lisaks veel sellist praktilist infot, et meil on üks mikrobuss seal Riigikogu hoones korraldajate halduses või kasutuses ja kui keegi soovib lavalt sõna võtta, siis tuleks seal ennast enne kirja panna ja sealt saab võtta ka männiistikuid. Meil on neid 200 tükki tellitud, mis me saame siis Riigikogu liikmetele ja tegelikult teistele inimestele, kes Riigikogu hoonesse suunduvad, kinkida. Et ka nendel tekiks võimalus Eesti metsa kasvu eest hoolt kanda. Meil on männistikud saavad väikeste selliste sedelitega ka olema varustatud, et meie põhisõnumid seal kenasti kirjas ka. Et mõtlesime jah, et me ei piirdu ainult Riigikogu liikmetega, vaid seal on ju ka palju teisi töötajaid, kes Riigikogus ametis on ja saame ka neid sellisel moel maa- ja metsateemad osas valgustada. Väike kehakinnitus on ka pakkumisel, siis kui me oleme tund aega seal juba koha peal olnud ja nagu ütlesin, meie sealt bussis saab siis küsimuste korral ka abi. Väga oluline informatsioon, et kõik, kes tulemas on, pange nimed kirja, meil oleks ka üldpilt olemas, palju meil seal on, kuidas me koha peal asju organiseerima peame. Me palusime eelinfos, et oma tulekust teataks hiljemalt 22. maiks, ehk see on siis homme. Registreerida saab muidugi pärast ka, aga
aga soovita, eriti just kui on kuskilt vaja transporti korraldada, siis et meil oleks hiljemalt homme üks pilt ees. Ja tegelikult olemegi jõudnud küsimuste faasi. Tuleb, et nagu ütlen veel kord, kirjutage chati, praegu meil vist ilmunud ei ole sinna veel, jah. Et kui kellelgi on, siis võib loomulikult küsida ja tegelikult Erametsaliidu kodulehel on kogu meeleavalduse kohta informatsioon olemas ja meie põhikontaktpersoon, kes kõige rohkem sellest asjast teab, on Kertu, kes on ka alati väga kiire ja selge vastaja, et saab meie käest ka üle küsida, kui on mingisuguseid mõttekohti endal. Kuna ma trügin korra siia vahele, trügin kaamera pilti siia Jaanuse kõrvale, et meil olid siin väikesed tehnilised viperused, kuskil olid lingid segamini läinud, nii et need, kes said poole pealt liituda, ärge muretsege, me paneme salvestuse ülesse meie kodulehele ja sealt saab järgi vaadata ja vajadusel me saame kindlasti ka uue sellise infotunni teha. Aga küsimused praegu saab siia chati lisada ja siis saame neile kõigile vastata. Praegu ma küsimusi ei näe, aga kordan ennast, ütlen veel kord siis, et Erametsaliiduga saab kontakti võtta ja küsida hiljem täiendavalt ja parkimisinfo, muu praktiline info, seda hakkame kindlasti saatma. Loodetavasti selle nädala lõpus, kui ei jõua siis uue alguses. Loodan, et meid maaomanikke saab palju kohal olema, räägime oma mured lahti, pakume lahendused ka välja, hoiame soliidset joont ja lootuses, et ühiskond meid mõistab ja riigiisad meie muresid tõesti ka arvestavad poliitika kujundamisel. Selleks me sinna ju kohale läheme, et saaksime tegelikult tugevama, paremini hakkama saava maamajandussektori, et inimene Eestimaal saaks tõesti edasi toimetada, tegutseda. Ma arvan, me võime joone alla tõmmata. Suur tänu kõigile kuulajatele, vaatajatele ja kohtume 29. mail. Aitäh!